Läänemere keskkonnaseisund on halb. Ja seda vaatamata sellele, et meil on aastakümneid riikidevaheline keskkonnakaitseline koostöö toimunud. Ja põhjused, miks me nii kaugele oleme jõudnud, on tegelikult päris lihtsad. Erinevate inimtegevustega, näiteks põllumajanduse, metsanduse ja muude säärastega me oleme rikastanud Läänemerd aastakümnete jooksul väga suure koguse toitesooladega, lämbastik ja fosfor. Ja nii nagu põldudegi väetamisel, hakkab ka Läänemeri vohama, kui me lisame sinna üleliigseid toitesoolasid. Alguses hakkavad seal arenema pisikesed mikrovetikad, kelle massvohamise tagajärjel tekib merekeskkonna sedavõrd palju orgaanilist ainet, et meri lihtsalt ei suuda sellega ise hakkama tulla. Orgaaniline aine settib mere põhja, tarbib ära seal leiduva hapniku ning põhjas elavad loomad, taimed surevad. Mida me saaksime siin ette võtta? Teadlased ongi meile appi tulnud ja oleme välja arendamas sellist uudset metoodikat nagu karbi kasvatamine. Merekarbid elavad Läänemeres täiesti loomulikult ja neid on siin palju. Ja oma elutegevuse käigul nad filtreerivad vett. Filtreerides veest välja pisikesi osakesi, muudame me Läänemerd puhtamaks. Nüüd, kui me loome näiteks Eesti rannikumerre karbifarmi ja sinna hakkavad kinnituma pisikesed karbivassed, kes omakorda kasvades eemaldavad merekeskkonnas tohutult koguses pisikesi mikrovetikaid, siis karpide farmist saagi eemaldamisel me suudame eemaldada Läänemerest meeletutes kogustes toitesoolasid. Näiteks ühe keskmise karbifarmi saagikoristusel eemaldame me 1 tonni lämmastikku. Ja see pole veel kõik. Nimelt on Eestis üritatud juba aastaid arendada kalakasvatust. Praegu on selline jabur olukord, et me ostame sisse 10 miljonite eurode eest Skandinaavias kala, selle asemel, et seda kala ise siin oma Läänemeres kasvatada. Ja miks me seda ei tee? Nii nagu põllumajanduski, ka kalakasvatus rikastab Läänemerd toitesooladega ja me ei taha, et see Läänemere seisund muutuks veelgi halvemaks. Aga nüüd võime me neid karbifarme endale appi võtta. Pannes karbifarmi kalakasvatuse kõrvale, suudame me eemaldada merekeskkonnas tegelikult kõik sinna ladestunud toitesoolad. Ja sellega hoida Läänemerd puhtana. Aga miks meil on siis ikkagi selline olukord, et Läänemeres ei ole karbifarme, ei ole ka kalakasvatusi? See on väga lihtne. Ametnikkond on tegelikult väga ettevaatlik. Aga teadlaskonna soovitus on selline, ärge kartke innovatsiooni. Arendame vesiviljeldust ja teeme Läänemere puhtaks.